raske toode selles mõttes, et see, mis te siin olete teinud, see on ikkagi väga äge. Ja 27. ja 28. aprillil on sellel aastal ka õpilasfirmade võistlus. Et kui rääkida võistlusest, siis EHA jõudis võistlusele EHA lamp. Aga kuidas teil võistlusel läks? Kas te... Väga hästi. Jaa, täpselt. Jaa, meil läks väga hästi. Et meie tulime Euroopas tegelikult teisele kohale. Ja see oli nagu väga, väga suur saavutus meile kõigile. Et selles suhtes oli see tõesti nagu väga äge kogemus juba sellest vaatest, et kuidas me treenisime selleks võistluseks. Kuidas me olime ette valmistunud selleks ja seal kohapeal ka. Et kõike seda nagu tagasi meenutades praegu on nagu nii kihvt mõelda, et kui suur töö oli enne, mida me tegime ära enne laatasid, mida me tegime ära enne võistluseid ja tänu sellele me nautisime seal kohapeal nagu sajaga. Et me suhtlesime, saime uusi tutvusi, saime sealt mingid selliseid tiitleid, mis olid väljaspool igasugused võistluseid ja nii edasi, et selles suhtes. Mis tiitlit te saite? Näiteks meie võistlus Euroopas toimus Maltal. Ja siis sellised põhjamaised eestlased said sellise kuumaverelise tiitli nagu suurimad tantsulõvid või midagi sellist. Kas ka seal olid kassi kostüümis? Ei. Seal ei olnud? Ei olnud. Seal oli hing oli ikkagi sees. Kassi hing. Aga Kaisa, anna sina mingid viimaseid nõuandeid enne, kui me nüüd edasi lähme sellega, et kui õpilasfirmadel läheb täna siin laadal hästi, nemad pääsevad ka Eestis finaali, siis kindlasti paljudel on see närv sees. Et mis seal see saladus on, et seal finaalis lõppvõistlusel nagu edukalt läheks? Samamoodi see, et näita kohtunikele välja, et sa naudid protsessi, sa naudid selle asja tegemist, sa usud sellesse, sa usud, et ka teistele meeldib. Et tegelikult kohtunikud näevad seda kõike. Et meil olime väga hea kooslus oma tiimiga. Toetasime üksteist alati, kõik vestlused, mis olid žüriiga, me toetasime üksteist, lõpetasime üksteise lauseid juba lõpuks. Et jah, see eeltöö oli muidugi meeletu ka Euroopa võistluseks lõpuks. Aga see, kuidas sa kasvasid tiimiga ühte, juhendajatega ühte ja tegelikult oma tootega ühte, see on võimas. Siis seda peabki tegema. Jälle olge ühtsed, sära silmis ja siis läheb hästi. Aga nüüd meie liigumegi laadaga veel täna edasi ja selle peame ka ära ütlema, et kui õpilasfirmad saavad, täna läheb laadal hästi ja isegi kui läheb mitte nii hästi, siis andke oma käibest teada, et kuidas teil täna käive oli. Andke meile sellest teada, sellepärast, et pärast seda lõpus tuleb üks auhind selle järgi. Nimelt õpilasfirmade postkasti, meilikasti on saabunud üks vorm, mille me väga palume ära täita. Ja on veel viimane hetk laadal koguda neid südamekesi, nii et saatke kõik oma kliendid siis teile südamekesele vajutama, siis te võite saada rahva lemmikuks. Ja tegelikult meil on ka veel väga palju üllatusi alates kella 5. Kui me jätkame meie programmiga. Aga nii kaua me teeme väikese pausi. Just nii. Suur aitäh teile, Kaisa ja Anne. Meil on väga hea meel, et te siia tulite täna. Aitäh.
life goes, beep, beep. Life. Viitsid kohe vokaali vähemaks võtta, palun. Life goes on like a radio track. Life goes on, life goes on like a radio track. And people walk by, but I'm the one who looks back. Saad kidrale ka midagi panna? Life goes on like a radio track. And people walk by, but I'm the one who looks back. And though I know it's not supposed to cry, can be a... Oota, mul on endal siin bass miskipärast pandud täitsa nulli. Nüüd on pandud kõik keskele. Life goes on like a radio track. I hear you knocking at my door. You left your heart out on my floor. Oh baby, I just still don't know if I care which way you go. But when you go, will you let me know? Oh girl, I tried to find some time. But baby, I just still don't know if I care which way you go. But when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Kurat, kas kitarr ongi nii plärisev või? See on sellepärast, et mul on selline kitarr. Mida? On jah? Äkki natukene võtad? Proovime. I hear you knocking at my door. You left your heart out on my floor. Oh baby, I just still don't know if I care which way you go. But when you go, will you let me know? Proovin ühte asja. Mida? Sa võid kitarri natuke vähemaks panna ja vokaali võid natuke juurde. And life goes on like a radio track. And people walk by. Vokaali võid natukene vähemaks võtta. And people walk by, but I'm the one who looks back. And though I know it's not supposed to cry, give me a hug and say bye-bye. Without you I feel like I'm drowning.
Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning, like I'm drowning, like I'm drowning. Ma olen, et okei. Kas aega on, ei ole? Ma kiiresti häälestan, vaatan, jõuab.
lovers, and then haven't seen her, gotta see her again. We were lovers, and then. Kitarr on nagu liiga nagu näkku ja siis vokaal on nagu nii laias ruumis. Härra helimees. Ma kahjuks ei kuule siia. Ma mõtlen nagu ruumi mõttes, kuna ta praegu tuleb nagu otse näkku kitarri, siis vokaal on nagu kaugemal. See on nagu raske. Life goes on like a radio track. People walk by, but I'm the one who looks back. And though I know it's not supposed to cry, give me your hug and say bye-bye. Nii on palju mõnusam, jah? Ma proovin teist lugu korra. I hear you knocking at my door. Ja, kuidagi palju mugavam nagu laulda. Aitäh! Ma saan aru, meil on 1 minut jäänud, jah? Vabandust, kohe? Oi, ma ei mäleta. Väga ammu. Mingi 4 aastat äkki tagasi. Ei, mitte nii ammu. Mingi 2016-17 äkki. Ilmselt sa juhatad sisse ja ma saan aru. Okei. Olgu. Ma hakkan lihtsalt laulma, jah? Ja kui ma midagi tahaks öelda, siis inglise keeles, jah? Ma saan aru. Olgu. Nüüd tuleb meie ette tuntud muusik, keda tõenäoliselt väga paljud juba tunnevad, aga mida te võib-olla ei teadnud, on see, et tema tegi ka õpilasfirmad mõned aastad tagasi. Kes see on? Kohe näete, Stefan. Tervist! Tore on meenutada seda aega, kui ma tegin seda õpilasfirmat. Aga majanduse valdkonnast ma läksin natuke liiga kaugele. Aga mingid mõtted mul ikkagi on, et midagi oma teha. Life goes on like a radio track. People walk by, but I'm the one who looks back. And though I know it's not supposed to cry, give me a hug and say bye-bye. I see, and that you doubt it. I feel, but I can understand. Life is your only treasure. Right now it seems I want less than night. Without you I feel like I'm drowning. Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning. Like I'm drowning. Like I'm drowning. My lungs are empty, air to breathe. My heart's now broken, left to bleed.
promise things I can't deny. But baby, tell me please, is he better than I? Whoa, mommy. Without you I feel like I'm drowning. Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning. Like I'm drowning, like I'm drowning. Without you I feel like I'm drowning. Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning. Like I'm drowning, like I'm drowning. Ooh. Baby, baby, baby. I see that you doubt it. I feel, but I can understand. Life is your only treasure. Right now it seems I won't last the night. Without you I feel like I'm drowning. Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning. Like I'm drowning, like I'm drowning. Without you I feel like I'm drowning. Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning. Like I'm drowning, like I'm drowning. Suur aitäh! See oli siis lugu Without You, mis kõlas Eesti Laulul esimest korda. Järgmiseks ma laulan teile loo, mis mul tuli hiljuti välja, mis kannab nime Let Me Know. Ja sellel on ka armas video olemas, kus on panda. Nii et kõik, kes tahavad seda vaadata, siis minge vaadake. Ja varsti mul on tulemas koos Liis Lemsaluga lugu. Nii et kõik, kes tahavad sellega kursis olla, jälgige minu Instagrami. Seal saab teada kõike täpsemalt selle kohta, millal ja kus seda kuuleb. I hear you knocking at my door. You left your heart out on my floor. Oh baby, I just still don't know if I care which way you go. But when you go, will you let me know? Oh girl, I tried to find some time. But baby, I just still don't know if I care which way you go. But when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? We're flying blind, should we just let go? Oh, keep on trying, will you let me know? Hope you still kept it on my door, and you kept it on my door. When you go, will you let me know? Oh girl, I tried to find some time. But baby, I just still don't know if I care which way you go. But when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Lows and highs, we're running wild, but we ain't got a place to go. It's a long way down, and we can slow it down, running in circles and we burn it slow. I hear you knocking at my door. You left your heart out on my floor. Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when you go, will you let me know? Ooh, when you go, when you go, when you go, when
tervist! ei saa sulle kahjuks lubada täna hiigelsuuri aplause, mida sa väärt oleksid. Suur aitäh, Küll aga ma aga pole hullu. soovin küsida koos Mardiga sinu käest sinu õpilasfirma kogemuse kohta. Räägi, mis firmat sa tegid, kuidas sul läks, mis teie toode oli? Oi jah, see oli väga ammu aega tagasi, võib-olla mitte nii ammu, nagu ma kujutan, aga minu jaoks tundub küll see nagu, et oleks mingi 100 aastat tagasi. Millal see oli? See oli vist 5 aastat tagasi või 4, ma ei ole kindel. Aga kõik oli jah, see oli nagu meil koolis kohustuslik. Aga minu arust see oli väga äge kogemus. Meid oli 3 poissi. Mõtlesime sihukese asja, et teeme lihtsalt keelküünlaid, aga me müüsime lihtsalt nii palju neid, et ma arvan, sellepärast meil läks nii hästi, et me saime vist 2. koha, nii palju kui ma mäletan. Et meil oli nii suur see käive et see oli metsik, et kellelgi teisel ei olnud. Et ma ei tea, kuidas me seda tegime. Aga millega sa siis oma publikut, oma tulevast publikut ja oma kliente võlusid? Kas ka seal laulsid? Seal oli vist isegi nii, et ma võtsin kitarri kaasa ja vist oli jah niimoodi, et ma natuke mängisin seal ja ütlesin, et tulge ostke küünlaid ja midagi sihukest, aga nagu ma otseselt kellegile peale ei surunud, et see ongi oluline, et nagu, et kui sa tahad nagu kellegile nagu, et midagi maha müüa, siis sa ei tohi seda nagu jätta sihukese mulje, et sa tahad, et ta ostaks või mingi... Igatahes meil läks hästi, see on oluline. Aga ütle ka seda, et kas muusikuna on õpilasfirma tegemine sind kuidagi mõjutanud ka? Eks see kõik käib mingil määral käsikäes, aga muusikuna olles mõjutas mind kuidagi. Mida sa õppisid õpilasfirmat tehes, mis on sind aidanud täna? Eks seal oli neid asju väga palju, mis siiamaani on kuidagi kasulikud, et eks mul on nagu tulevased plaanid midagi nagu ette võtta, siis eks selle äriplaaniga on see suur abi, et siis me tegime ise siis kõik selle, mis oli, ma ei mäleta mitu lehekülge, aga oli väga palju. Igatahes see läks meile abiks jah, sest et kui sul on nagu korralik ülevaade sellest, mis sul on vaja teha, siis on asjad palju lihtsamad. See oligi see, mis oli üheks suureks abiks meil. Väga lahe. Aitäh sulle, Stefan, täna siia tulemast, aitäh. Aitäh, et kutsusite. Aitäh laulmast. Ja nüüd mine ära, jah. Ja me jätkame oma autasustamisega. Meil on täna väga palju külalisi käinud veebis ja need veebikülalised jätkuvad ka autasustamisel. Ja Stefan oli väga-väga hea sissejuhatus minu arvates sellesse auhinna gaalasse. Oligi selline rahulik muusika. Pärast jääb kummitama ka. Pärast Tartusse tagasi sõidan, siis kindlasti need laulud on peas. On suur fänn. Aga igatahes suur aitäh sulle, et sa siia tulid. Ja on super viis, kuidas nüüd edasi minna. Ja nüüd me lähemegi auhinna gaala juurde. Ja siin on hästi tähtis seda öelda, et me anname välja auhinnad. Hästi tore. Kõik on seda oodanud. Aga ka need õpilasfirmad, kes ei saa täna auhinda, siis proovigi sellest aru saada, et see, et te juba siin õpilasfirmat teete, see juba ongi tegelikult võit. Et see on hästi oluline, et mõistate seda, et kui te auhinda ei saa, siis see ei ole kuidagi halb, te ei peaks olema pettunud, vaid olge uhked selle üle, et te teete täna õpilasfirmat. Ja nii meil on täna hästi palju käinud lava peal. See on ainult algus. Meil on käinud lava peal hästi palju seda läbi, et sära peab olema silmis, siis sa oled edukas. Ehk siis, kui te täna ei saa seda auhinda, siis sära peab ikkagi silma jääma, et te olete väga-väga tublid, et te olete õpilasfirmat ette võtnud. See on super asi ja kõik tänased külalised on öelnud, et see on super asi, mis on neid elus edasi viinud. Täpselt nii. Ja lähme oma esimeste preemiateni. Nimelt te olete päeva jooksul näinud 28 ettevõtet, kes on osalenud innovatsioonivõistlusel. Ja innovatsioonivõistlust hindasid 4 inimest. Žüriis olid Anna-Helena Salurand, Transferwise'ist Inga Kõue, Inga Kõue Startup Estoniast, Karlis Strastin Ajujahist ja ka Georg Kaasik Ajujahist. Ja selleks, et innovatsioonipreemia oleks veel magusam, annabki seda üle Anna-Helena Salurand.
tere ka kõigile minu poolt, kõigile Eesti õpilasfirmade laadal osalejatele, kõigile kuulajatele. Mul on väga hea meel olla siin innovatsioonivõistluse žürii nimel neid auhindu välja jagamas. Nagu mainiti, siis osalejaid oli 28, nii et ja 3 võitjat me siis välja valisime, nii et võistlus oli päris tihe ja otsustamine ei olnud teps mitte lihtne. Žürii vaatas siis peamiselt, nagu ka selle võistluse nimi ütleb, vaatas toote idee innovaatilisust ja uuenduslikkust ja lisaks siis toote idee tugevusele ja potentsiaalile pöörasime tähelepanu ka sellele teostuse poolele. Üleüldiselt tahaks siis välja tuua 2 aspekti. Et esiteks oli väga vahva näha, kui mitmekesised need ideed olid, mis innovatsiooni auhinnale siis kandideerisid ja oli väga äge näha seda, kuidas innovatsioon võib seisneda nii mitmes erinevas aspektis. Et innovatsioon ei pea üldse olema midagi täiesti uut või millegi täiesti uue leiutamine, vaid see võib seisneda ka selles, et sa võtad mõne olemasoleva toote ja lisad sellele mõne uue nüansi või muudad seda tootmisviisi või vormi ja läbi selle lood innovatsiooni. Nii et seda oli väga vahva näha, kuidas õpilased innovatsioonile lähenenud olid erineva nurga alt. Ja teiseks tooks kindlasti välja seda, et väga mitmed õpilasfirmad olid pööranud tähelepanu jätkusuutlikkusele ja keskkonna aspektile, et kas siis toodeti taaskasutatavatest materjalidest või juba taaskasutusse minevatest materjalidest või valiti lihtsalt sellised loodussõbralikud materjalid. Et kui me mõtleme innovatsiooni ja tuleviku peale, siis kindlasti keskkonnasõbralikkus ja jätkusuutlikkus on üliolulised, nii et rõõm oli näha, et õpilased olid selle ära tabanud ja seda tõesti hingega ka edasi viinud enda toodetes. Aga jõuamegi siis nüüd 3 auhinnalise kohalini ja nende väljakuulutamiseni. Esiteks, esimene võitja siis on õpilasfirma Ultralink, kelle tooteks on UV-dioodiga ukselink, mis siis iseennast desinfitseerib ja Ultralingi puhul tookski välja selle, kuidas võeti üks täiesti tavapärane ese ukselink, mis meid kõiki ümberringi ümbritseb ruumides ja muudeti tehnoloogia abil see tavaline asi nutikaks ja loodi selle läbi siis innovatsiooni ja lisandväärtust. Nii et tõesti väga äge ja nutikas idee ja auhinnaks Ultralingile on ekspert mentorlus Transferwise'i poolt. Palju õnne Ultralingi meeskonnale. Teine võitja on õpilasfirma Voods, kelle tooteks on siis selline multifunktsionaalne voodilaud, kuhu saab panna enda veeklaasi, nutitelefoni, toetada raamatut, mida saab reguleerida, mida saab väga mugavalt ära paigutada ja Voodsi puhul toomegi tugevustena välja siis selle tootearenduse põhjalikkuse, kuidas tõesti oli mõeldud erinevate kasutusmugavuse ja hoiustamise aspektide peale ja samuti oli Voods ka läbi viinud turu-uuring, oli näha, et oli uuritud, kas sellisele tootele oleks turgu, nii et väga läbimõeldud ja hästi teostatud toode ja Voodsile auhinnaks on siis Startup Estonia poolt Priit Pääsmed startupide konverentsile Latitude 59. Palju õnne Voodsi tiimile. Ja 3. võitja on õpilasfirma Fivo, kelle tooteks on taaskord midagi lihtsat, mis on teinud läbi uuesti sünni funktsionaalsemasse kujusse, ehk siis võtmehoidjad. Jällegi asi, mis meil igalühel kotis või taskus igapäevaselt kaasas on, aga sellises vormis, kus võtmed on selliselt organiseeritult reas ja ei klõbise ja ei kriibi kotis olevaid asju, nii et nende puhul jällegi tooks tugevusena välja selle, kuidas suudeti luua innovatsiooni millegi väga lihtsa juures, nagu selleks on võtmehoidja. Ja Fivo tiimile on auhinnaks Ajujahi poolt ettevõtja ja investeerija Riivo Antoni investeeringute kaasamise koolitus. Nii et palju õnne Fivole, palju õnne kõigile 3 võitjale ja tegelikult kindlasti ka palju õnne kõigile osalejatele, kes olid teinud suure töö ära ja tuult tiibadesse kõigile õpilasfirmadele. Aitäh! Hea Anna-Helena, aitäh sulle! Suur aitäh tõesti, et esiteks kõikidele sponsoritele ka, kes meid täna siin toetavad. Ilma
selliste firmadeta, inimesteta see üritus ka ei saaks täna toimuda, nii et veel kord aitäh teile, et te annate neid preemiaid välja. Ja nagu õpilasfirmad ju kuulsid ka, siis need auhinnad on päris magusad, et ikkagi startupi maastiku tipud annavad teile abi, juhendavad teid, mentordavad teid, et startupi maailmas on selline ütlus nagu ükssarvik, sul on väärtus üle 1 miljardi, et siis teie tooted ka praegu, arvestage, et see on alles algus, varsti olete ka ükssarvikud ja väärtus on üle 1 miljardi, kui nii profiteid juhendavad, nii et väga hea Mentorlusel on väga oluline roll, nagu me oleme täna siin mitmelt poolt kuulnud. Ja järgmise auhinna on välja pannud Negavatt ja sellest räägib ise Anni Raie. Anni, me ei kuule sind. Anni, oled sa meiega? Nii, praegu ei ole, aga pole hullu. See ka, ma arvan, õpilasfirmade esimene asi, millega te võite arvestada, on alati see, et kui on mingid videokõned asjad, siis läheb alati midagi valesti. Et ka, kui meil on ka firmas mingisugused vestluseid teiste firmadega, siis esimesed 5 minutit on alati see, et tere, et kas sa kuuled mind, kas sa nüüd kuuled mind, aga nüüd. Et see on väga tüüpiline see, et midagi läheb valesti, on täiesti normaalne, ehk sellega harjuge ära, kui te lähete õpilasfirmast nüüd järgmisele tasemele. Aga praegu lähme siis järgmiste auhindade juurde, tuleme pärast tagasi. Ja me tuleme tagasi selle juurde. Nimelt 4. veebruarist alates sain just teada, et Anni on siiski nüüd jällegi kuuldel. Anni, kas sa kuuled meid? Mina teid kuulen, kas te nüüd mind ka kuulete? Kuuleme, super hästi. Aitäh sulle. Okay. Väga hea, ma siis alustan oma jutuga otsast pihta. Jaa. Et kõigepealt tahaksin väga-väga tänada tänase päeva korraldajaid, et tõesti tipptasemel korraldatud virtuaalne laat ja positiivseid tundumusi ja tundeid jätkus täna terveks päevaks. Aga tõesti, mina siis tulen Negavattist ja Negavatt on siis noortele suunatud roheideede konkurss, kuhu me siis ootame kandideerima kõiki õppe, kellel on vähemalt üks 18-aastane liige siis kambas ja kelle õpi idee siis keskendub keskkonnahoiule. Et täna anname välja nüüd Negavati top 15 pääsme, aga kes nüüd seda pääset ei saa, aga siiski tunneb, et sooviks oma õpilasfirmaga ka pärast õpilasfirmade programme edasi tegeleda ja ka Negavati programmis ennast proovile panna, siis kindlasti julgelt kandideerige, et kandideerimine on avatud veel kuni 21. veebruarini, et täpselt 1 nädala siis saab veel Negavatile oma ideed esitada. Aga top 15 tõesti meil siis täna välja anda on ja kohtusin väga mitmete erinevate õpilasfirmadega ja valikut teha oli, ei hakka üldse valetama, väga-väga keeruline. Et olime siin mitme erineva kandidaadi vahel kimpus, kaalusime ühtepidi, kaalusime teistpidi ja lõpuks see kaalukausi keel langes sellele, et millisel õpilasfirmal võib-olla oleks Negavati konkursist kõige rohkem kasu. Ja tervitame Negavati rongi peal õpilasfirma Connect. Aitäh, Anni, ja palju õnne Connect. Te olete saanud suurepärase võimaluse veel astuda sammuke edasi. Aga nüüd tuleme tagasi sotsiaalmeedia võistluse juurde. Ja see on kestnud alates 4. veebruarist, kui õpilasfirmad saatsid meile oma reklaamivideod. Ja seda, kui hea on see reklaam, seda saab vaadata nii mitmest küljest, et me peame lausa 4 auhinda järjest välja andma. Esimesena annaksime välja efektiivse reklaami auhinna ja see sõltus sellest,
kui palju sai see firma reklaam laike Facebookis. Ja selleks on... Ja võitja on... Pelmeni Trio! Palju õnne! Ja ma arvan, et juba efektiivse reklaami tähelepanu tõmbab see, et teil on selline nimi, et Pelmeni Trio tõmbab kohe kahtlemata tähelepanu, ehk siis see on juba efektiivne reklaam, selline nimi panna, ehk siis supertöö. Väga hea. Minu tähelepanu tõmbas ka. Ja. Aga järgmisena hindab reklaami meisterlikkust Anniken Haldna, kes on Turundajate Liidu tegevjuht ja ta räägib ise täpsemalt, miks just selline valik ja kes sai valituks. Tervist! Tere! Loodan, et kuulete mind ilusasti. Väga hästi. Et ettevõtjate seas tegelikult levib üks väga tuntud müüt ja see on see, et mul on nii hea toode, et see müüb ennast ise. Et meil Turundajate Liidus on hea meel, et lisaks headele toodetele on need meeskonnad, kes tegid reklaamid, ka pidanud väga oluliseks teha loomingulisi ja kvaliteetseid visuaalseid reklaame. Et teie toodet ja ettevõtet märkaksid just need õiged inimesed, kes kuuluvad teie sihtgruppi. Et pidage seda endiselt meeles, et hea toode võib ennast küll ise müüa, aga et tasub alati nagu täie innuga kaasa aidata. Meie võitja valis välja meie Turundajate Liidu liige, digiagentuur ja sisuloomeagentuur Vaas. Ja nemad on selle võitja kohta öelnud niimoodi, et tegemist on väga stiilse ja kaasaegse videoreklaamiga, millega on palju vaeva nähtud. Et on hästi valitud muusika, on valitud erinevad lokatsioonid ja on kasutatud mitut modelli. Et erilist kiitust väärib ka video lõpu kompositsioon. Ja võitja on õpilasfirma Arm. Publik on siin, kõik plaksutavad. Entusiasmi on palju, rahvast on palju. Väga tublid, väga tublid. Ja kommentaarid olid väga magusad, mis neile ikkagi öeldi, et te saite ikka väga palju komplimente, ehk siis tuleb välja, et ikka väga meeldis see, mis te tegite, ehk siis supertöö, väga tublid olite. Väga lahe. Ja nüüd järgmisena saame teada, kes on sotsiaalmeedia kuningas. Sotsiaalmeedia kuningat vaadati selle järgi, kellel on kõige aktiivsem, kes on üldse kõige aktiivsem ja keda ka kõige aktiivsemalt vaadatakse. Ja selleks sai tänane kuningas veebruaris sotsiaalmeedias on õpilasfirma Kontekst. Õpilasfirma Kontekst toodab kondoome, mis on humoorikate kirjadega. Miks mitte? Tõmbab küll tähelepanu. Tõmbab tähelepanu. Ja me enne näitasime ka, kes meil täna päeval on siin olnud. Näitasime ka tooteid ja siis sealt oli näha ka, et väga lõbusad ja naljakad laused. Ja kusjuures kõik, kes praegu vaatate, siis kella 6-ni saab veel õpilasfirma tooteid osta ka, et siis kõik, kes siin täna võidavad ja kes ei võitnud, minge veel muidugi sinna lehele ka. Vaadake kõik veel üle, kui te ei ole veel vaadanud ja ostke, sest homme ja kõik järgmistel päevadel on need tooted on need vajalikud, sest kvaliteet on ikkagi ju nii hea. Täpselt nii. Ja veel üks väga oluline preemia on meedia tähelepanu preemia, sest et õpilasfirmana, kuidas sa ikka muidu meediasse lähed, aga näe, on mitmed õpilasfirmad läinud meediasse, saanud kajastatud nii raadios, teles kui ka ajalehtedes, ajakirjades. Ja kes saab meedia tähelepanu preemia? Preemia saab õpilasfirma Prühted. Ja auhinna pani välja Äripäev. Ja siit, kusjuures, kui te täna kuulasite ka, mis meil külalised rääkisid, siis öeldi väga hästi, et õpilasfirmad võiksid lihtsalt kirjutada näiteks Ringvaatesse, öelda, et tere, meil on selline huvitav toode ja teid kutsutakse külla ja niimoodi, nii lihtne see meedia tähelepanu ongi. Aga praegu õpilasfirma Prühted sai sellega väga hästi hakkama, väga tublid. Just. Ja enne jäi välja mainimata, et sotsiaalmeedia kuninga auhinnaks on 4 liikmele spa pääse Radisson Parkin Meriton hotelli. Oho,
Ohoh. Just nii. Saavad lõõgastada peale seda stressirohket päeva, mis täna on olnud kindlasti palju pinget, palju müüki ja ma arvan, et siis seal spaas saab natukene lõõgastuda. Jah, väga hea. Taastuda sellest stressirohkest olukorrast. Jah. Järgmisena lähme edasi eripreemiate juurde ja eripreemiad on meil pannud välja EBS, Tele2 ja Mainori kõrgkool. Aga nüüd igast auhinnast lähemalt. Kõigepealt tuleb meile eetrisse Mirel Merirand, kes on EBS-i tooteportfelli hankejuht ja räägib EBS-i eripreemiast. Tere! Kas mind on kuulda? Väga hästi. Suurepärane, nagu need kõned tänapäeval algavad. Kõigepealt mina tahan ka kiita, nagu eelnevalt on kiidetud selle väga-väga imelise laadapäeva eest. Ma poleks elus uskunud, et ma võin virtuaalsest laadast nii-öelda sellise positiivse laksu saada. Et imeline ülesehitustehnoloogia, kõik töötab, külalised, stuudio, vibe oli väga äge. Rõõm oli käia ringi erinevates laadaboksides. Ja veel suurem rõõm on mul üle anda ka siis nii-öelda virtuaalselt praegu EBS-i eriauhind. Selleks on osalemine nüüd Future Foundersi suvekoolis, aga et võib-olla õpilased ei ehmataks, et kevadel saab kool läbi ja nüüd ma kutsun nad suvel jälle kooli, siis antud kool on nädalane selline kiirne crash-kursus koos Euroopa ühe kogenenuma startup Kiirendi, startup Wiseguys'i meeskonnaga. Ja kõik ikka ainult sellepärast, et see toode taevasse lennutada ja üle piiride ka müüma hakata. Mis ettevõtte me siis valisime? Kuna meie EBS-is ka järgime oma tegevustes 3 põhimõtet, mis on eetilisus, sotsiaalne vastutus ja jätkusuutlikkus, siis osutusid ka selle ettevõtte valikul natukene selle prisma läbi nii-öelda vaatasime. Ja antud õpilasfirma võikski välja tuua 3 aspekti. Et meie arvates ta sõna otseses mõttes päästab maailma. See toode, mida nad müüvad, läheb inimestele päriselt korda ja olles ka nii-öelda äriülikool, siis me vaatame ettevõtte perspektiivi ja võimalust laieneda ka Eestist välja. Ja selleks ettevõtteks on, ja trummipõrin, õpilasfirma Carry. Tubli! Õpilasfirma Carry. Ja õpilasfirma Carry teeb mesilasvahariiet, mida saab kasutada toidukile asemel. Kas sa kujutad ette? See on tõeline, see võib olla Eesti uus Nokia. Muidugi. Miks mitte? Ei no ma räägin, varsti ongi, sest need auhinnad, mis nad saavad, te saate mentorlust maailma tippudelt, ehk siis ma ei imestaks, kui on see järgmine ükssarvik. Järgmine ükssarvik. Lähme edasi Tele2 eripreemia juurde. Tele2 on pannud välja laste ja noorte tervise edendamise eest auhinna ja nad annavad selle eest, auhinnaks on piiramatult internetti. Kui kauaks, eks nad räägivad ise. Aga Tele2 eripreemia on saanud õpilasfirma Brave. Ja piiramatult internetti, ehk siis saate julgelt minna videoid vaatama ja ei pea mitte millegi pärast muretsema. Veab. Ja tegelikult nad tegelevad väga-väga hea asjaga. Nimelt nad tegelevad vaimse tervise eneseabiloengutega, mis on praegusel sellisel isolatsiooni ajal kuidagi nagu eriti vajalikud. Jätkake ja tuult tiibadesse. Järgmisena anname välja Mainori tuleviku tegija preemia ja auhinnaks paneb Mainor välja oma paketi, millest saab võitja teada veidi hiljem. Aga kes on võitja? Võitja on õpilasfirma Connect. Tubli, Connect. Connect on siis ettevõte, mis sai ka
eripreemia ja tegeleb siis veebiplatvormiga. Järgmisena on Mainori eripreemia vastutustundlikule ettevõttele. Ja selles ajaks on Vastutustundliku ettevõtte eripreemia võitis õpilasfirma Ehe Gild. ja nemadki teevad ehteid. Nii prühted olid ehetena väga populaarsed, aga nüüd ka Ehe Gild. Ja nüüd päeva jooksul on käinud mööda neid laadabokse, nii nagu meiegi siin külastasime, üks suurearvuline žürii. Seal oli vist 40–50 žürii liiget. Väga palju. Kõik on ettevõtjad olnud ise selle kogemusega ja oskavad väga hästi seda olukorda hinnata ja ka ennustada, kes võiks saada tuleviku tegijateks. Ehk siis kohe me läheme ettevõtete või žürii välja antud müügi eripreemiate juurde. Ja kõigepealt saab selle eripreemia üks hoopis minifirma. Ja miks just minifirma? On sellepärast, et nemad saavad särava stardipreemia. Ehk siis juba väga väiksena alustavad minifirma, kui te veel ei tea, siis õpilasfirmad tehakse näiteks gümnaasiumis, keskkoolis, minifirmad saab juba põhikoolis teha. Ja kes selle preemia sai? Minifirma La Riidis. Käpa põhikoolist. Ja selle auhinna on välja pannud Citicon. Ja Citicon võtame võitjaga ühendust. Ja kõik need logod, mida me oleme täna siin näinud, kõik need firmad, kes meid toetavad, tahame veel kord tänada neid selle eest, et nad on need auhinnad välja pannud. Õpilasfirmad peaksid eriti tänulikud olema, sest teile antakse nii head auhinnad. Ja meie samamoodi täname kõiki neid toetajaid, sellepärast, et tänu neile on võimalik tänast üritust ja üldse Eestis võimalik korraldada Junior Achievementi õpilasfirmade programmi, ehk siis suur aitäh kõikidele toetajatele. Ja me loodame väga, et te toetate neid ka edasi ja tuleb neid toetajaid juurdegi. Nagu slaidil näha oli, ruumi on kõigile. Jah, näete sealt ülevalt ja alt natuke veel ruumi on, nii et järgmine aasta võiks terve ekraan täis olla. Jaa. Aga järgnevalt hakkamegi siis nimetama müügipreemiaid. Nimelt neid oli 11. Neid logosid te juba nägite, kes kõik need välja panid. Aga nüüd vaatamegi, kes need müügipreemiad saavad. Neid tuleb 11 tükki. Just. Ja müügipreemiaid ongi nii palju, sellepärast, et neid tootevaldkondi oli ka hästi palju. Ja müügipreemiad panidki siis välja žürii liikmed ja nagu me ütlesime, neid oli tõesti palju. See on üle 40 inimest rohkem, mis tähendab seda, et see ei ole lihtsalt ühe inimese subjektiivne arvamus, vaid kindlasti käisid suured vaidlused ja niimoodi pidi siis otsustama ka, et kes kõige paremad auhinnad said. Aga nii, kõige esimene müügipreemia läheb õpilasfirma Dulce. Tallinna Lilleküla gümnaasiumist. Väga tublid. Ja nemad teevad kakaopalle. Need on need samad pallid, mida me enne ju proovisime. Ja, me siin laval proovisime nende tooteid, käisime neil isegi külas. Neil mõnus kamina tuli oli, nad juba valmistusid selleks preemiaks tõenäoliselt, nautisid õhtut, nautisid enda mõnusat kakaojooki, ehk siis väga tublid. Palju õnne. Suurepärane. Lähme edasi järgmise õpilasfirmani, kes sai parima müügipreemia tiitli. Ja selleks on? Õpilasfirma 3 küpsist. Ja 3 küpsist teevad kuukikrispisid. Kõlab väga maitsvalt, me täna vist seda ei proovinud. Vist ei tea, jah. Siis tuleb osta, siis me saame proovida. Ja kella 6 saab veel osta õnneks. Jaa. Siis kella 6 saab veel õpilasfirmade tooteid osta. Minge sinna kodulehele, ostke 3 küpsist endale, sõbrale ja 3. sõbrale ka veel. Just. Järgmise müügipreemia saab endale õpilasfirma Melankooli.
ja nemad on Tallinna Õismäe Vene Lütseumist. Ja toodavad riideid. Toodavad riideid. Me täna siin stuudios küll ei näinud. Ja. Aga küllap jätsid sügava mulje žürii liikmetele. Kaubamaja, Baltika, vaadake ette, tuleb konkurent. Järgmisena saame anda parima müügipreemia ühele ilutootele. Mis see on? See õpilasfirma on Sleek Sheet Läänemaa Ühisgümnaasiumist. Ja nemad toodavad korduvkasutatavat kosmeetilist kangasmaski. Seda me nägime täna ka stuudios. Nii tore, et meile ka jagati neid võidutooteid korrakski kas või näha. Õpilasfirmad olid nii viisakad, nii lahked, nad andsid meile ka tooteid, mida me saaksime täna siin maitsta, degusteerida, näidata, proovida, katsetada. Meil oli täna väga põnev päev, kus meil oli siin 60 toodet vist. Ja see, kes mis alles tooteid... praegu vaatab, siis... No kõigest jäädi ilma. Loodetavasti saab äkki tagant järele pärast vaadata, siis näete ka neid tooteid. Või saab veel kodulehelt osta, siis saab enda silmaga enda käega katsuda. Just, veel parem. Veel parem. Järgmise müügipreemia saab õpilasfirma Minu Veeb 2. Ja nemad tegelevad veebiarendusega. Ja nad tulevad Rocca al Mare koolist. Väga tublid. Veebiarendusega. Seda on raske meil koha peal näidata. Just. Mitmeid teenuseid me kahjuks täna siin tõepoolest näidata ei saanud. Aga mis seal ikka? Siis tuleb lihtsalt soetada endale ja saada sellest osa. Aga nagu me näeme, siis nad tegid väga tubli tööd, muidu nad ei oleks seda preemiat saanud, nii et täna me ei näidanud nende tooteid, aga kindlasti nad said hea tootega hakkama. Nüüd järgmine parima müügipreemia auhind läheb Salty Health. Ehk siis nad müüvad soolakotti. Soolakotti. Ja tulevad Läänemaa Ühisgümnaasiumist. Jälle Läänemaa Ühisgümnaasium. Ma ei tea, mida nad seal teevad, aga auhindasid tuleb, nii et midagi nad hästi teevad. Kas siis on... Neil on soola. Neil on mida? Soola. Soola on palju. Soolakott. Väga tubli. Võib-olla, kui sul on kodus rohkelt soola, siis see mõjub kuidagi hästi. Ma ei tea. Võib-olla tõesti. Ma ei ole proovinud. Mitte ainult neile, vaid kõikidele koolis olijatele vist, sest on juba mitmes firma, kes tuleb Läänemaa Ühisgümnaasiumist ja võidavad, nii et ma ei tea. Väga hea. Järgmisena saame anda auhinna õpilasfirmale Lufa. Just nii. Ja nemad toodavad naturaalseid nõudepesutooteid. Nad tulevad Tartust Hugo Treffneri gümnaasiumist. Ja nende väga põnevat nõudepesulappi näitasime ka täna stuudios. Ja meeldis. Meile meeldis, külalistele meeldis. Järgmisena saame anda auhinna müügipreemia järgmisele õpilasfirmale. Ja kust see õpilasfirma tuleb? Kõigepealt nimi, õpilasfirma Blink ja nad tulevad Soolasest Läänemaa Ühisgümnaasiumist jälle. Ei tea, mida nad seal teevad, aga midagi nad õigesti teevad. Väga tublid. Ja nemad toodavad õla- ja pisitarbekotte. Ja ühte me täna siin ka stuudios nägime. Jah. Oli tõesti väga praktiline mitmete taskutega ja igatahes soovitan. Järgmise müügipreemia saab õpilasfirma I'm Pasta. Ja nad tulevad Audentese erakoolist. Huvitav, mida nad teevad? Nad teevad käsitööpastat. Nimes öeldud, nii peabki. Nimi, hea lihtne, tead väga kohe, mida konkreetne. nad teevad. Nii peakski, kohe tead, millega tegemist on. Konkreetne. Ei pea arvama hakkama. Nii, kes on järgmine müügipreemia, auhinna saaja? Auhinna saab Vitapomm. Nad tulevad Põlva gümnaasiumist. Ja nemad on loonud marjatoote. Marjatoode, kõlab hästi. Meil oli enne siin ka, me näitasime päeva jooksul, said inimesed kirja panna, et kust nad laadale jõudsid, mis linnast, riigist, Portugalist oli näiteks inimene, mis linnast on kuulama tuldud. Põlva oli seal väga populaarne ja õpilasfirmad on ka Põlvast. Just nii.
ja saame anda viimase müügipreemia. Ma usun, et kõik tahaksid praegu selles rollis olla, et nemad saavad. Tahaksid? Sest et auhinnad on ju magusad. On. Ja mitte ainult magusad, vahel ka soolased ja vahel ka sellised praktilised ja õpetlikud. Jaa. Ja viimasena saab auhinna õpilasfirma Veel! Tallinna Kuristiku gümnaasiumist. Nende tooteid me ka enne siin laval vaatasime. See on puidust lõikelaud, mis on nagu pusle. Sa saad selle puslena kokku panna ja lahti võtta. Täpselt nii nagu parasjagu vaja. Väiksemat lõikelauda, suuremat lõikelauda. Väga palju asju. Aga nüüd on kätte jõudnud hetk, kus me saame anda välja õpilasfirmade laada 2 kõige olulisemat auhinda. Üks nendest on rahvalemmik ja teine on see, et kes siis sai kõige suurema käibe. Kas sa oskad arvata, kes müüs kõige rohkem? Ma ei oska seda arvata, seda oleks väga raske arvata, sellepärast, et tooted olid kõigil ikkagi väga head. Ja me füüsiliselt ei näinud mitte ühtegi, ütleme siis sellist laadaboksi. Me käisime küll mõnes. Me käisime mitmel õpilasfirmal külas ja huvitav oli see, et iga kord, kui me läksime neile külla, nad olid väga valmis, olid seal, kohe rääkisid, müügitekst oli peas, kohe ütlesid, miks nad on nii head, et siis see, et nad auhinnad said, selles ei ilmselgelt. Kui müügitekst on peas, tead, mida rääkida, siis loomulikult tuleb auhind ka. Aga kes selle auhinna sai, selle me saame varsti teada. Kõigepealt ütleme ära, kes oli rahvalemmik. Kuidas seda hääletati, me näitasime ka. Päeva jooksul oli see, et mindi õpilasfirmade lehele ja sealt sai sellist südame märki vajutada. Ehk siis need, kes said kõige rohkem südameid, nemad võitsid. Aga kes siis oli rahvalemmik? Rahvalemmik oli meemehed. Nemad on Nõo Reaalgümnaasiumist. Me käisime neil ka külas ja meil oli ka nende toode siin proovida, nii et täiesti aru saada, mida rohkem sa kaasad, annad võimalusi inimestel proovida oma tooteid, seda lemmikumaks sa saad. Ja nemad saavad selle eest, et nad olid rahvalemmik. Nad saavad veel kauba peale kasti Splashi GKR Trade'ist. Veab. Nad on seda preemiat väärt ka sellepärast, et me käisime neil boksis külas ka ja neil oli niimoodi, et neil oli justkui nagu virtuaalne laadaboks, kus neil oligi seal suur laud, meie tooted olid peal, üks poiss seisis ühel pool, teine poiss teisel pool, käed ilusti selja taga, valmis rääkima ja kohe, kui sinna läksime, müügitekst kohe sujuvalt tuli ja näha oli, et nad olid vaeva näinud, sest tooted olid väga ilusti paigutatud ja me isegi saime koha peal ka näha. Ja väga kvaliteetsed tooted ja väga maitsvad samamoodi. Just. Aga nüüd, laada suurim käive. Kas me teame, kui suur on laada suurim käive? Tahaks teada. Me praegu ei tea, aga me teame, kes sai laada suurima käibe. Ta saab endale büroo maailmast ühe suurepärase kingikoti ja kõike muud head paremat. Ja kes on laada suurima käibe? Ka õpilasfirma. Selleks on õpilasfirma Voots. Nemad tulevad Vanalinna hariduskolleegiumist. Laada suurim käive. Miks just büroo maailm? Äkki sellepärast, et kui nüüd on seda numbreid on nii palju, siis büroo maailmast ongi vaja, ma ei tea, paberit, pastakad, tuleb kõik need... Aga päris äri pihta. Muidugi, tuleb ikkagi kõik tulud ilusti kirja panna, kulud ka, mille peale neil läks ja ega muidugi kasumi ära on ära teha. Sul on meeles, mis on Vootsi toode? See oli see puidust laud, mis sai ka innovatsioonipreemia, nii et tuleb välja, et see on suurepärane innovatsioon ja sealjuures ka väga hea toode ja mõtlen isegi, et mul on veel natuke aega siin minna veel shoppama Vootse. Kell on 17, kohe saab 18.
meil ongi tegelikult aeg lõpetada ja me oleme nii tänulikud, et te olite täna meiega. Minul oli väga tore. Mart, aitäh! Mina tänan ka kõiki, kes täna meid siia kuulama tulid ja tõesti veel kord ütlen nendele ka, kes ei võitnud täna midagi, siis need tooted, mis me täna nägime, need olid, kõik külalised ütlesid seda, et need olid väga kvaliteetsed ja keegi ei tea, kus need ideed tulid ja kuidas te oskate nii hea kvaliteediga tooteid teha, ehk siis veel kord väga tublid kõik, kes võitsid, kõik, kes praegu ka ei võitnud ja pange ikkagi julgelt edasi kivikotti teile. Hoidke sära silmis ja te olete väga tublid, et õpilasfirmat teete. Suur aitäh teile! Mr. Gangstar, I make it do what it do. So true. Classic like the Fu Manchu.